Meelelahu dokumentaalsari Üks päev jälgib täna Eesti kõige armastatumat ja samas ka vihatumat poliitikut Edgar Savisaart. Savisaare päris kodu asub metsade vahel Hundisilmal, kuid kibeda töönädala sees elab linnapea Nõmmel. Nõmmel ütleme linnapeale ka tere hommikust. No nii, astuge sisse. See on siis hommik Nõmmel. Me tahtsime küll Hundisilmale teid vastu võtta, aga Viljal oli hommikul Tallinnas tegemist ja niimoodi me siis alustame siit. Muidugi mulle meeldib rohkem Hundisilmal, aga ma pean Nõmmest ka väga. Me oleme siin olnud juba rohkem kui 10 aastat, eks ole, Vilja? 96 oli. Ja. Ma võin teile näidata kõige ilusamat skulptuuri siin meil kodus. Kui me Viljaga abiellusime, siis sõbrad kinkisid selle minu arvates väga jõuline ja samal ühtehoidvad figuurid on ilusti tehtud. Aga selle ma kinkisin ise Viljale sünnipäevaks, kus me oleme koos tema ja Rosinaga. See on ka kuskil aastat 5 tagasi tehtud pilt. Minu arvates on Eestis muidugi on palju häid maalijaid, aga minule meeldib Apo Pukk ja on palju häid skulptoreid, aga mulle meeldib Tauno Kangro. Ei mingid rituaale, tuleb kiiresti iseendaga hakkama saada ja Vilja annab kas kohvi või teed. Täna oli kaerahelbe pudru. No, jogurt või leibad. Mis seal muud? Pudrukeeti on seal selle laua taga. Aga ma ise saan munade praadimisega ja isegi omleti tegemisega hakkama ja ma arvan, et võin niimoodi ka ennast ära toita. Ega see siin hull ei olegi. Mina loen lehti paberi pealt nagu vist ikka enamik lugejaid ja ega poliitiku päev peabki algama ajalehega, sest see on ikkagi kvintessents sellest, mida siis meedia parajasti arvab ühest või teisest asjast. Vaadake, avalik arvamus meediast on nii madal, et ma arvan, keegi inimestest ei usu, et seal kirjutatakse nii, nagu asjad on. Ma arvan, et seal kirjutatakse nii, nagu parajasti kirjutajal pähe tuleb ja nagu tema vaim valmis on, aga see vaim on mõnikord suhteliselt nõder. Kui ma mõtleksin ajalehti väga tõsiselt, siis ma arvan, et ma ei saakski poliitikat teha, aga ma võtan neid umbes samasuguse kergusega nagu keskmine lugeja. Ei rohkem ega vähem. Linnapea peab olema 24 tundi kätte saada. 24 tundi ei ole võimalik. See on lihtsalt selline hea ütlemine. Nüüd me peame hakkama varsti minema, sellepärast, et auto peaks juba kohale jõudma ja me peame veel linnavalitsusest ka läbi sõitma, enne kui me läheme Lasnamäele. Tegelikult on niimoodi, et ega see tee nii pikk ei ole, aga kuigi Vabaduse puiestee sai valmis, aga ummikuid on ikka siin, eriti seal kesklinna poolses küljest, nii et tuleb varakult valmistuda. Nõmmelt linna sõiduks planeerib linnapea ummikute tõttu 40 minutit. Peale lühikest peatust linnavalitsuses sõidab Savisaar edasi tunnelit avama. Lisaks uue ülekäigu üle rõõmustab Tallinna meer ka uute kõrghoonete üle kesklinnas. Nii, sõidame siis Lasnamäele Mustakivi tunneli juurde, kus on siis ülekäik üle Laagna tee. Ma tean seda kohta üsna hästi, see ei ole mulle võõras koht, sest ma iga päev, kui ma lähen Hundisilmale, siis ma sõidan sealt mööda ja teiselt poolt jällegi ma olen kunagi Lasnamäel 10 aastat elanud, nii et eks sellest ole ka omad mälestused. Ma arvan, et minu ülesanne on siin tervitada ja avada see tunnel, aga eks need, kes neid üritusi planeerivad, on teised inimesed, eks me nende käest kuuleme lähemalt. Tere! Kõigepealt ma annaksin siis sõna tunneli avamise puhul härra linnapeale. Palun! Aitäh! Ma tahaksin kõigepealt õnnitleda ehitajaid, projekteerijaid ja kõiki teisi, kes selle
ehitusega seotud on, sellepärast et lõppkokkuvõttes ju ehitati mitte lihtsalt valmis tunnel, vaid terve liiklussõlm. Aitäh teile! Avatud. Käärid olid seekord teravad. Mõnikord ongi nii, et on nii nürid käärid ja ma olen vasakukäeline ka veel kõigele lisaks. Aga miks te nii pika sissepääsu tegite? No näed, kas need on nüüd siis avatud uued või? Ja mis see on? Tee, jah? Aga hea, meie võtame teed. Lähme vaatame teise otsa ka ära või? No vaat näed, te peate siia sildid panema, et kuhu tänavale, kust saab, inimene ei leia üles, kust välja minna. Aga näed, siin on. Arvan, et inimestele peaks meeldima, ega ta praegu ju veel lõplikult valmis ei ole. Ta asja ajab igatahes juba ära. Kas te hakkategi siin nüüd kohvi ja glögi jagama? Ei, ainult täna. Ainult täna, jah? Tere. Tere. Jah. Знаете, есть более умные люди, которые, видимо, отвечают на этот вопрос. Я могу только спекулировать, но этого я не хотел бы сделать. Спасибо. Пожалуйста. Endaga peab ära harjuma. Neid on ikka ja pidevalt ja mõni on väga meeldiv, mõni on väga vastik, niimoodi igal ühel oma. Jüri, no palju õnne sulle. Sa ei ole kuidagi rõõmsa häälega, kuule. Terve öö olid üleval, jah? Kuule, õnnitle abikaasat, see on vahva ja tulen katsikule. Okei. Nüüd siis järgmine peatus ongi meil sobivas kohas, see on lasteaias Kikas. Lasteaed Kikas, tema on 40-aastane. Nii et see tähendab seda, et need, kes tol ajal siit lasteaiast tulid esimestel aastatel, need on tegelikult minu vanused. No peaaegu. Vaata, kus on nimed. Segasumma, kukerpall, tiigrikutsu. Tere! Kas te külalisi ka vastu võtate või? Ikka võtame. Palju õnne! Aitäh! Tähtis päev. Jaa, 40 aastat. lasteaial. Ütleme saali, lapsed valmistuvad seal. Peale lõunal on neil pidu ja praegu on peo jaoks peaproov, eks ole? Tere, lapsed! Tere! No tere, väike tüdruk, mis su nimi on? Maria-Liisa. Maria-Liisa. Kas sulle rohkem meeldib Maria või meeldib sulle rohkem Liisa? Mõlemad. Tere, mina olen Hanna-Mari, ma olen 6-aastane. Hanna-Mari, sina oled 6 aastane? Hanna-Maria. Maria, Hanna-Maria. Minu tütar on ka Maria. Mina olen ka Hanna-Maria. Sina oled ka? Ega kaksikud ei ole ju? Üks on Anna-Maria, teine on Hanna-Maria. Aha, saan aru, üks on A-ga ja teine on H-iga. Aga ehk me laulaksime koos ka ühe laulu. Ma arvan, et te oskate sünnipäevalaulu Oi lii, oi laa. Proovime koos ka laulda. No proovime. No igatahes mul jäi meelde, et me enne teile soovime ja rõõmsasti koos laulame. Minul ei ole nii hea lauluhääl nagu teil on, aga teil on ilusad kõlavad hääled. Kas me oleme harjutanud? No te olete harjutanud. Kui mina harjutan sama palju nagu teie, siis küll mul ka välja tuleb. Lastega lauldud võib Savisaar tagasi linnavalitsusse minna. Õhtul aga läheb linnapea Keskerakonna jõulupeole, kus peab tantsud tähtedega koolitusega Viljaga avavalsi tegema. Sellest juba mõne hetke pärast.